Tere, olen Eve Reisalu ja ma tutvustan lehekülge spinnerwheel.com. Sellel leheküljel saab teha õnneratastega ülesandeid. Algselt on siis antud siin ingliskeelsete sõnadega näidis, mida me siis hakkame muutma. Lohistame hiirega üle need sõnad ja kui ma nüüd hiire lahti lasen, siis need sõnad kaovad kõik ära. Ja sisestan siia oma sobivad sõnad. Panen siia praegu metsloomad. Metskits ja iga sõna tuleb oma reale. Panen siia mõned sõnad. Hunt, rebane, varu. Ja neid sõnu saab siia sisestada nii palju, kui siis soovitakse. Sõnade asemel võib panna ka tähti, arve, numbreid ja ka pilte. Et kui ma panen siin add ja nüüd ma saan lisada siia hoopis pildina. Nii, klõps on pildi peal, pilt on märgistatud, okei, ja näete, ilmub siia pilt. Nii et tegelikult ma võin sõnade asemel panna hoopiski pildid. Paneme siia uuele reale näiteks, lisame karupildi ja soovitavalt siis inglise keeles, siis annab rohkem valikuid. Nii, nüüd vaatame, mis siin siis võimalik nüüd teha on. Siin on võimalik neid segada nende järjestust, panna nad tähestikulisse järjekorda. Sätete all on siis võimalik muuta keerutamise kostuvat heli. Siin saab siis määrata, mis heli. Siis siin saab heli tugevust panna ja kui kaua siis see ratas keerleb. Et väga suurt sekundite arvu ei ole mõtet panna, siis see võtab väga kaua aega. Mina olen pannud isegi ainult näiteks 3. Apply settings. Ja nüüd, kui ma keerutan, siis on variant, kas ma eemaldan selle valiku või kui ma panen sule, close, siis see valik jääb alles. Kui ma aga valin siit remove, siis ta eemaldas selle sõna seal siit ära. Soovitan siis kasutada täisekraani, siin on siis full screen ja keerutamisel, kui siit nüüd välja soovitakse minna, siis on 2 varianti, kas klaviatuuril escape nupp või siis siin, kui on see näha, siis siin näete siin nurgas on see full screeni märk, mida siis saab, millele klõpsates siis kaob ka täisekraani vaatest välja. Nüüd siin salvestamiseks või jagamiseks ma ei saa enne jagada, kui ma pean siis, kui ma vajutan siin jaga nuppu, siis ta nõuab ikkagi salvestamist. Vajutan salvesta, panen talle pealkirja, näiteks metsloomad ja nüüd ma pean sisse logima ja oma Google'i kontoga. Ja siis nõuab sisse logimist, panen confirm ja nüüd My Wheelsi all on siis minu need näha. Aga nüüd, kui mul on see tehtud, open, ja nüüd, kui ma võtan see share, siis ta annab mulle selle lingi, mida ma siin klõpsan kopeeri ja nüüd ma võin seda siis sisestada omal tunnikavasse, esitlusse, mida ma siis tunnis kasutan või saata siis omale selle lingi postkasti. Et siit ma saan siis selle lingi kätte. Nüüd, mis võimalused siin veel on? Kui ma võtan siit New alt või siis Spinnerwheel, ükskõik kumma alla ma lähen, saan ma siis avalehele ja siin on all siis inglise keeles palju tutvustavat juttu, et siin ma saan teha ka numbritega, juba on algselt antud need rattad, millel on numbrid, siis ma saan siia lisada
ja tuleb nüüd ratas, millel on 1–10, siis ma saan, see oli siis sõnadega, mida me praegu tegime. Siis siin on veel see raffle generator, see on siis selline, kus kui sa keerutad, siis see sõna, mis tuli nüüd või see valik siin õnnerattal, mis välja loositi, see automaatselt kaob ära. Näete, see price 8 kadus nüüd ära. Et siin ei ole valikut, kas ma jätan ta alles või eemaldan, siin ta kohe eemaldab ära. Ja siin päris all on veel selline täringutega variant. Spin all on need mõlemad korraga või siis klõps on ühe peal ja klõps on teise peal. Nii, siis siin all on veel, mis on tore, on see matemaatikalised ülesanded või küsimused, et siin on antud korraga 3 õnneratast, millel on siis teisel ja kolmandal on pandud korrutusmärk ja miinusmärk juurde, aga saab ise muuta neid siin. Editi alt ma võin panna hoopis siia plussmärgi või siia näiteks jagamismärgi, et teha niimoodi ka selliseid tehteid. Ja kui nüüd neid keerutada, kas siis ükshaaval või kõik korraga, siis tuleb meile ekraanile tehe 6 × 6 – 9. Nii, kõik arvutavad, jälle saab keerutada ja järgmine tehe on, tuleb ette 3 × 7 – 3, et saab selliseid vahvaid matemaatikaülesandeid ka teha. Ja siit ääd alt saab lisada neid juurde ja tegelikult nende asemel saab panna oma tehteid. Ja siin viimasel, kui me ise juurde lisame, siis me saamegi panna siia oma tehteid tehete märkidega. Et see on ka selline hästi vahva võimalus. Ja siis on veel olemas ja või ei. Ja siin editi all, et panna siis hoopis mitte ingliskeelsed sõnad, vaid panna eesti keeles need sõnad siia. Ja on ka ainult tähtedega ka eraldi siin tegelikult olemas ja iga selle ratta all on siis ka ingliskeelsed selgitused ja nõuanded või antud teile ideid. Nii, näitan teile ära, kuidas siin disain nupu all, kui selle peale vajutada, siis saab siit muuta teemasid. Näiteks, kui mul on kooliga seotud teema, kui ma tahaksin, et oleks midagi kooliga, siis otsime siit üles School, nii, ja panen Apple'i settings ja siia keskele tulid raamatud ja taustapilt muutus ka. Aga kui ma nüüd ei soovi, et see taustapilt on, siis ta automaatselt paneb selle taustapildi, siis kui ma siia tint vajutan, siis on keskel on selline raamatute pilt, aga taust on ikka sinine. Et siin saab siis valida teemat ja siin saab siis valida taustapilti ja Apple'i settings alt siis muutub see kõik ära. Nii et toredat katsetamist ja proovimist spinnerwheel.com leheküljel.